No nii, võis arvata, et punšliõli saba eksisteerib igal juhul. Tere päevast! Kas punšliõli järgi tulitegi või? Ikka. No, iga kord võtate pudeli või 2? Ikka. Aga mis sellest punšliõlist edasi saab, kui ta siit koju viiakse või kas koju üldse jõuab? Ikka jõuab koju. Ja mida sellega siis kõige parem ravida on? Külmetusi, kurku näiteks. Praegu tunnengi, et kurk on natukene valus, et võtan selle kohe ka, selle topsi. Suurepärane. No nii, härra, mis tabletti teie vajate? Punšliõli. Ja vedelal kujul? Ikka. Kes siis tahkelt võtab? Ikka vedelalt läheb kergemini alla. Olete püsiv tarbija või? Mille? Punšliõli. Ei. Aga kui tihti? Esimest korda. Esimest korda? Jah, ei ole sattunud ennem siia. Vaat, kus lugu. Aga siis proovige ära. Proovin ära ja... No nii, siin samas kõrval, kus tavaliselt ikka punšliõli tarbitakse, on nüüd kellamehe viin ka saadaval. Ikka. Ja see on mitmed aastad juba olnud nii. Ja kuidas tundub, kas konkurentsis siin punšliõliga kumb nagu eespool on või soositum? Nii nagu piibeleht peal ja vestman all, ütleme niimoodi. Oleneb aastast kõik. No kui oleks selline viin olnud tollal, kui Lible siin tegutses ja Arno ringi jooksis ja mis arvate, kas sellel viinal oleks siis ka minekut olnud või? Kindlasti vähem ainult. Sest Lible tarbis oma jagu teda. Ahah, aga ei tea, kas Köstri härra ka oleks nagu maitsnud või? Kindlasti, millal Köster millegist ilma jäi ja ära ütles. Elagu Lajansklubi Sardell. 12 ruudus, 144 nõus. Tavaliselt on ka nõnda, et kui siin Palamusel käiakse ja muidugi eriti Paunvere väljanit praegu, et siis ka käiakse Lible juurest läbi. Kas te olete siin enne, kui selle kellamehe viina nagu näppu võtsite, ka Liblet sülitamas käinud või? Ikka. Ja väga paljud on tellinud isegi pudelit kaasa, et saaksid pilti teha seal Lible juures. Jah, sest ega ausalt öeldes üks õige naps ja Lible, need on ikka koos käinud. Otse loomulikult. Ja suurim tänu teile, et te algatasite selle asja üldse siin. No ega ilma Lutsuta poleks niisugust mõtet olnud. Ei, seda muidugi.